Nüüd me oleme eetrisse. Kallid inimesed, sorry, me jäime hiljaks, kell on 12:02. Aga põhjus on lihtne, me käisime šampa järgi, sellepärast, et siin on üks sünnipäevalaps, elu 24, ma ei saa sinu kohta staarfotograaf öelda, see on überglamuurfotograaf, kes töötas aastaid ja aastaid ja meie juures tegi maailma kõige ilusamaid pilte minust ja alati Photoshopas teile teadmiseks ja ma ei näe päris elus nii hea välja, ma näen kohutav kortsuline kilpkonn olen. Tema tegi mind alati ilusaks ja täna on tal sünnipäev, aga on ka kurb päev, sellepärast, et me jäime Jelenast ilma, kuna... Päriselt, me jääme ikka sõpradeks ja oleme samas pundis edasi. Jäime ikkagi ilma sinust, sellepärast, et sa läksid sellesse überglamuursesse uhkesse lehte Hello, mis ilmub siis esmaspäeval. Pidu on meil juba reedel selle puhul ja hakkab ilusaid pilte tegema siis sinna ja kirja ja siis sinust ka võib-olla, Kristo. No kui see võimalik, ilusaid pilte, see on võib-olla juba liialdus. Ma olen näinud sind Anne ja Stiilikaane peal muuses. Sa olid seal päris koge. Mis te nüüd? Aga Kristel laulab sulle nüüd ühe sünnipäevalaulu. See ei ole klassikaline sünnipäevalaul. See on selline laul, mis talle meeldib. Ja mida tema tavaliselt laulab, kui ta tahab, nii sünnipäeva kui, ma ei saa öelda matuste puhul, aga ühesõnaga, kui tal on hea tuju, aga mis lugu see on? Noh, tegelikult on tegemist sellise looga, mille meie punt või siis meie esialgne punt kunagi 8 aastat tagasi kirjutas esimene lugu 8 aastat, aga sa oled nii vana juba või? Ma olen juba julgelt 18. No ma olin 10 aastat juba väga andekas lugude kirjutaja. Aga ja see lugu ja see räägib sellest, et kuidas ja ma tegelikult kuna ta läheb ju ära, siis mingis mõttes läheb täitsa nagu vist isegi teemasse, räägib sellest, et kunagi ei väsi sinu tagaajamisest. Wow! Ja siit ta tulebki lugu nimega Chase. Okei, on see inglise keeles või? See on inglise keeles. Miks? Ma ei tea, noored inimesed tahavad ikka sinna väljamaale ja kogu aeg on ikka pilgud on seal inglisekeelses televusseris, eks ole, ja siis tahad ise ka ikka äge olla. Aga hea, see on pop. Ühesõnaga, meie teeme nii kaua šampat lahti ja sina laulad. Olgu. Okei, pожалуйста. Stood against that wall, staring at me as I'm going out the door. I wish I would have a look at your face just once more, but all I could do was to stare at the damn floor. Images of you and me still haunting me. At that time around you, I just couldn't be. And now I don't know, should I scream or silently think about this mess inside of me. Now as things change and sometimes our feelings too, in time things have but some things are just hard to put behind. I still ain't sick of chasing you. Oh, we used to be so good, we could have had it all. We used to help each other up when we would fall. But now without you, I am feeling
just hard to put behind. I still ain't sick of chasing you. Bravo, 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 bravo. Täiesti uskumatu, et sa oskad laulda. Ja seda on sulle vist 10 kordi nüüd ka öeldud, sellepärast, et paljude jaoks on see üllatus. Päriselt ka, minu jaoks oli see suur üllatus, sellepärast, et mingi aeg tagasi ma läksin Komeedis, oli mingi üritus, kellegi sünnipäev oli, mingi firma sünnipäev oli, Ostae ja mingi KV. Ja siis istuin lauas, sõin seal ja siis kuulsin, et jube äge muusika nagu vau. Ja alles siis nagu vaatasin, kes seal esineb. See olid sina. Täitsa uskumatu ja et mul jäi nagu kahvel kurku kinni, et tõesti üllatasid, et ma olin kuulnud, ma olin lugenud, et sa tegeled laulmisega, oled alustanud laulmisega varem kui mingisuguse tühipalja näitlemisega ja siis mõtlesin, et okei, see jutuks hea küll on ju. Et kui laulma hakkab, mis see ikka väga hästi tuli välja. Nii, aga võtame nüüd sünnipäeva läheb su terviseks, sa pead võib-olla natukese pärast tööle tagasi minema, sa võid siis ära libiseda siit, aga pudel peab enne tühi olema, kui sa lahkud. Nii, kas kõik joovad šampanske? Kas see mees, kes õlut joob ka šampan? Kes teist õlut jäi? Õlu ja šampanja ei sobi kokku muuses, nii et sa jää õlle peale praegu. Või jood või? Ei, ma jään õlle peale. Võta lihtsalt moe pärast, ma tean, et teeb joomikut ja ka me lihtsalt, et klaase kokku lüüa. Nii, juhuu! Happy birthday to you! Hõissa! Väike vaikus, sorry. Me peame jooma. Njama. Väga maitsev. Väga hea, sa võid torti ka võtta, Jelena. Kui tahad. Sinu jaoks toodud. Kõik on rabanud juba. Kuule, aga sa tulid jumala õigel hetkel. Me saime muuseas liftis kokku. Ta oli teel minu poole koos selle šampanskajaga ja ma tulin just alla. Jooma, Meil on koosolekud 3 päevati nagu. Ja see on joomine tavaliselt. Šampanjaga tuled. Õige. Nii, aga ühesõnaga, kas tulid praegu raadiost otsa, on ju? Ei, täna ei tulnud. Miks? Magasid sisse? Magasin sisse. Ei, mul on raadio ainult reedeti. Mul on kuidagi selline hea diil. Ma mõtlesin, et sa käid igal hommikul ja ma just tahtsin nagu, et mis tunne on iga hommiku ärgata, ma ei tea, kell 6. Mul tuleb nüüd novembris tuleb 1 nädal, vist oli 8 midagi sinna kanti, kus ma pean Liinat asendama nüüd ja siis olen terve nädal olen. Ja ma niimoodi kardan seda, sest et ma ei ole väga hommikuinimene tegelikult. Et isegi see 1 päev on ju, kui sa reedeti, mis kellaks sa lähed 7? 7 lähen, jah. Et isegi see on too much, ma kujutan ette sinu. See on too much, samas ma just mõtlesin eelmine reede selle peale, et mul ei ole nagu kunagi olnud seda, et miks ma pean sinna minema. Alati on see, et Robert on nii äge ja siis ta juba äratab mind seal üles ja kõik on nagu nii fun. Ja reedesed päevad mul on tavaliselt kõige sellised, kõige rohkem tegutsen ja sest, et ma olen nii vara üleval, siis ma olen juba, panen endale miitingud ja asjad, panen ka niimoodi järjest ja siis kuni õhtuni välja. Ja õhtul pittu on ju? Õhtul muidugi, sellepärast, et töönädalat tuleb ju ka tähistada. Okei, aga pane tähele, et kui sa teed selle nädalaajase tretti, siis sul sellest taastumiseks läheb 2 nädalat. Kui sa ei ole harjunud sellega, vaata, kui sa käiks iga päev on ju aastast aastasse, siis poleks nii hull, aga kui see 1 raks tuleb sinna vahele, siis see on õudukas, sellepärast, et ma olen niimoodi Star FM-is käinud ja siis ma kraapisin nagu lõpuks seinu ja mõtlesin, ma ei taha, et see 1 kord nädalas on super, aga kuidas sa Liinat siis reedeti ei ole või? Jah, siis me oleme Robertiga jumal tänatud. Jumal tänatud. Jaa, see Liina käib mulle närvidele, vabandust. See on ainuke põhjus, miks ma Unoraadiot ei kuula. Vabandust, jaa. No nüüd saad reedeti, saad kuulata. Reedeti võib täiesti vabalt selle peale keerata. Jah, nii see on. Elukene veereb niimoodi. Igal ühel oma maitse, jumal küll. Okei, aga tutvusta oma bändikaaslasi ka siis, et ma isegi lugesin kuskilt, et sul on 2 bändis sa oled osaline. Üks on rock ja teine on mingi elektroonika. Ja see on siis see, mida sa kuulsid seal Osta. Nii, seal olid teistsugused poisid või? Ja seal on minuga siis on sellised poisid nagu
Martin Petermann ja Taavi Paamets, et me teeme kolmekesi sellist sükest. Siuke väga äge muss on. Aga siis on mul Põliste saarte poistega. Ma arvasin, et nad on saarlased, nad enne just tuli see aga meil on üks reetur ka, tema on Tallinna poiss, ta tuli siis, keegi peab meid tsiviliseerima, eks ole. See on linnakommetega kurssi viima. Trummar Kaupo. Hello. Kitarrist Ott. Tere. Ja teine kitarrist Sander. Wow. Ja tegelikult on meil ka bassimees Lennart, kes siis täna ei tulnud. Lennart, kui sa peaksid kuidagi nägema seda, siis tšau, Lenn. Näe, meil on kõik siin igast joogid ja värgid ja sul ei ole kuhu jäid sina? Aga jah, ja siis selline, Aga kuidas need proovid jagunevad siis, et teete te üldse proovi? Muidugi te olete nii andekad, te nii väga ei peagi tegema. Helistame üksteisele viime kurssi, kuule, selles loos on see ja siis kõik ülejäänud. Praegu ongi selline, kuidas öelda, väga selline sügisene aeg, eks ole. No mina jooksen kogu aeg pea laiali igalt pool ringi ja siis poisid saavad tihedamini veits kokku, et kui ma tihti ei jõuagi sinna prooviruumi, aga see on mingis mõttes andnud nagu praegu sellise aja, et uued vanad asjad, mis mõtted ja värgid saab lõpuni teha ja uusi seemneid mulda panna nii-öelda. Et tavaliselt meie nagu see loomeprotsess ongi selline, et poisid teevad siis selle instrumentaalse osa ja siis kõik see vokaalne, see meloodia ja sõnad on nagu tavaliselt nagu siis minu tööks läinud, et mul ongi kergem, kui on nagu ees on see instrumentaalosa on nagu olemas, Aga poisid te kadedad nagu ei ole nagu natukene, et te jagab ennast niimoodi mitmete meeste vahel? See on hea küsimus, ma pole küsinud. Nii, kellel oli seal mikrofon? Et kas see natuke häiriv ei ole näiteks? Et te ütlete, et te saaks kokku, teeks proovi, arutaks mingit teemat või läheks üldse esineks, aga ta ütleb, et sorry poisid, ma ei saa, mul on nüüd teised kutid siin. No õnneks me ikka oleme kadedad natukene, aga eks õnneks või kahjuks meil on kõigil endal ka nii kiire lihtsalt oma eludega, väga hea ümargune. Kui poleks mitte midagi muud teha, siis ilmselt oleks juba pill juba ammu peale võtke mingi teine naine. Vahetage välja. Kristelit on ainult üks, teda ei saa asendada. Kas keegi siit kuskilt sellest kambast, siis sellest teisest on sul Peika ka muidu? Ei ole Peika. Ei ole? Nii, ütle kõva häälega, mul ei ole Peika. Mul ei ole Peika. Miks ema? Ja siis võib minna sinu Facebooki kontole ja kõik võivad saata sinna oma pildid, strateegilised mõõdud, töökoht oleks oluline, on ju, kus töötab, kust pärit on ja millised on tulevikuplaanid. Mis kavatsused on? Kuidas sa näed naisi? Ja muusika maitsega kindlasti. See on hästi oluline. Jaa, aga muusikamaitse on selline, et seda saab alati korrigeerida. Nüüd plaadid viskad minema, nüüd võtad need asemele. Nii et daam, kas sa soovid majaga, korteriga, autoga, millist meest sa soovid? Tegelikult need asjad ei ole üldse nii tähtsad minu jaoks. Jälle vale. Ei, päris jama jutt. Kusjuures, oota, kui sa selle nüüd võtsid üles. Üks päev üks tuttav tüdruk näitas mulle, et üks kutt nagu siis lõi talle külge ja andis oma visiitkaardi, kus oli kirjas alla, ma nime ei mäleta. Selle tüübi nimi, siis teise rea peal oli kirjas pole naist, teise järgmine rida töötu ja viimane rida räpinast. On väga aus, No ühesõnaga, kas sa nüüd muudad oma juttu nüüd kuidagi? Kas ma muudan oma vastust või? No minu jaoks on öelnud, et ära hakka jälle, et oleks huumorimeel. Ei, et tüüp on ise rahul oma staatusega. Nii. Ta on jõudnud enam-vähem sinna, et kas tal on nüüd see, et nüüd järgmiseks ma teen selle asja ära, siis mul on see ja see. Või siis on see, et nüüd mul on see on olemas ja ühesõnaga, et ta on ise nagu rahul sellega, kus ta on. Mida ta teeb ja millises elemendis ta nagu elab? Just. Väga huvitav. Sest ise peab maadlema hakkama nende asjadega. Aga kui papi ei ole nietu, aga oleks vaja makaroni õhtul põske panna, mis siis? No küll me selle raha kuskilt leiame. Küll me kokku kraabime. Kaks pead on ikka kaks pead. Et sina teed tööd siis umbes ja siis kutt võiks olla täitsa mingi hipster. No mängib teised brändis.
aga on administraator teil näiteks? Näiteks. Koristab teie järgi ja vaatab, lepib asju kokku? No näiteks. Kui see talle rõõmu pakub. Okei, tore. Aga palju teil esinemisi üldse on? Kutsutakse teid kui palju ja kas nüüd rohkem kui nii-öelda sa nüüd nii kuulus oled ja kõik puha? Sierraga me oleme nagu kuidagi sellised vabatahtlikul, kuidas öeldakse, hiatus või selline nagu puhkus või see, et meil ongi nagu selline, kuna meil ei ole otseselt nagu sellist tohutult palju aega ja niimoodi proovi teha, et siis ei tahaks niimoodi üle põlve nagu asju teha. Ja pakkumisi on, aga et noh. Te valite? Häid pakkumisi pole lihtsalt. Raha. Kas teie jaoks on see ka oluline, et palju nüüd selle keika eest saab nagu, et... Eks raha mängib ikka rolli ka, jah. Kas te ise küsite või ütlete, et aga palju te pakute või kuidas teil see värk käib? Või on tal mingid kindel taks? Ei ole kindlat taks, et pigem me oleme tasuta ka mänginud, kui on nagu hea suke, hea esinemine täna on olnud. nad ka tasuta muuses. No koogi eest. Väikse koogi ja õlle eest ikka saab. Nii, et olete nõus tasuta ka mängima. Aga ütleme, et keegi mõtleb, et nüüd siin on jõuluhooaeg varsti tulemas ja siis pikku jõulu. Ma ei tea, kas eesti keeles on pikku jõulu. Firmad teevad selliseid jõulu... Kes see teadis? Need pobisevad, see on niisama. Et sellised, firma jõulupühad, et võib-olla sellised, et kutsutakse, siis lähete ikka või? No ikka, kõik ongi nagu siuke läbirääkimisi. Aga kus ühendus saab, siis see on lausreklaami koht jälle? Meie Facebookis, siia, meie Facebook Sierra Black, sealt bänd. Meid leiab üles sellise nimelt, sinna postkasti võib meile vabalt kirjutada, küsida. Sander näitab logo ka, jah. Seal on peal kirjas. Siit saab isegi selle Facebooki aadressi vist. Sierra Black, 2 eraldi sõna lausa või? Jah. Ma mõtlesin nüüd kokku. Sierra Black sinna kirjutada ja siis kui teid nagu erutab see, siis küsija. Ja üldiselt me vastame ikka kõigile, et kui meil ikka aega on vähegi enamasti Kristelil, siis me ikka üritame teha, aga eks see ikka sõltub ka pakkumisest. Kas teil kõigil on mingi muu töökoht ka või? Sina oled nagunii, me teame kõik, mida sa teed, on ju. Aga poisid, et kas see muusika ongi that's it või peate leiba teenima ikka kuskil mujal? Peab mujalt ka. On ikka nii? Ei saa päris. Aga järsku tulevikus saab, kui teil on selline staar on pundis, siis on selles suhtes nagu proovime peab, mitte miski ei tule niisama. Okei. Ma ei tea, meil on nagu Sierraga on alati olnud nagu see, muidugi raha on oluline ja raha tahaks teenida ja kui seda muusikaga teha saaks, seda parem. Aga kuidagi nagu see raha ei ole olnud nagu kunagi nagu see jõud, mis meid nagu edasi viib, et pigem see, et meil on hullult äge on koos olla ja koos muusikat teha, et me siin teame ju, issand, sünnist saati. Ei, ma saaks siukseid lugusid rääkida. Aga räägi, neid lugusid, mis ma ei oskagi järgida. Nii orma. Need on vaja välja pressida pigem, aga Kuule, kas Saaremaal on ikka nii, et kõik on ikka kõikide sugulased ja tuttavad ja kõik on sama, kogu see kamp on kõik see sama. Sorry. Ei ole. See on vist rohkem Hiiumaal nii. See on see hillbilly lifestyle. Meil nii hull ei ole vist. Aga te olete Kuressaares või? Jah. Seda enam veel. Seal on niimoodi, et nägupidi sa ilmselt ikka tead väga paljusid. Aga nimede peale tihti on see, et sa oled Saaremaal, no siis sa tead ju seda ja siis ongi pole õrna aimugi üles räägida. Ta Eleviira sõbranna oled siin? Jaa, ta Eleviiraga me käisime ühes koolis, me kõik käisime ühes koolis temaga. Moodustate te nagu mingi ühise gängi ka natukene, et olete sellised, oletegi sõbrannad, sa oled Eleviiraga tegelikult, võid öelda ju sõps. Jaa, absoluutselt. Et pidutsete koos ja teete nalja koos. Jaa, ei, ta on väga... Ta on väga vinge peomütt, see on täiesti kohutav. Kahju, et inimesed ei tea seda, ta jätab täiesti normaalse naisterahva mulje, aga ta on täiesti hull. Ei, ta on väga cool. Et ongi, et mul on isegi kahju viimasel ajal, ta on nüüd sellisel klassiga tegeleb ja
tead siin mees ja värgid, et siis nagu ei jõua kuidagi endal ka kiire, et ei jõua nagu kuidagi niimoodi kokku saada. Sa oled klassis rohkem käinud? Jah, peab vist hakkama seal, ma just käisin, siis ma nägingi kohe teda, et sõnaga kiire, see on kuidagi, saarlastel on ikka see, et lõpuks me lähme kõik sinna oma Saaremaale tagasi ja siis on ööklubi Diva, kus siis kõik... näpud püsti kõik. See õune. Ma mäletan, et Televiiraga tegin seda Peppu Pieneksi saadet, ei, eesti keeles oli tantsitagumik peeneks või väikseks. Trimmi. Aitäh. Et siis ta pani jälle et pani kohe otse Saaremaale ja Diva. Meik oli peal, uhked suled seljas ja näpud püsti, ta läks jälle. Ma vaatasin, ma koju kraapisin ennast magama. Okei, aga laulame. Mis Jelena? Et mis teil veel on meile? Laulame, kuna me juba siin oleme inglisekeelsed, siis ikka inglise keelega. Ühtegi eesti asja ei ole või? Ei ole, tegelikult... Mitte see, et te peaksite siin esitama, aga üleüldse. Üldiselt me oleme nagu sellised inglise keele peale nagu kuidagi jäänud. Just te mõtlete, et te saate mujal kuulsaks järsku? Ei, lihtsalt kuidagi nagu minu jaoks näiteks, et kuidagi nagu see lüürika kirjutamine, kuna see on minu õlgadele jäänud või muidugi poisid aitavad alati kaasa ja ütlevad, et see on okei ja see on võib-olla mitte okei. Et see inglise keel, ma tunnen ennast kuidagi nagu vabamalt mingis mõttes, nagu rohkem on sõnu, mida kasutada või ja mul on alati jäänud selline tunne, et eesti keeles ma nagu ma ei oska eesti keelt piisavalt hästi. Nagu selles suhtes, et mul on tunne, et ma saaks, et nii palju ilusaid sõnu on, mida ma ei tea ja mida ma ei oska kasutada või et mul on tunne, et mul on nagu see eesti keele silmaring on liiga väike, et luulet kirjutada nagu. Vau, inglise keeles tuleb teisse soravalt. Aga inglise keeles on see, et ta ei ole soravam. Mul on kuidagi lihtsam, kuna nii palju inglise keelset muusikat ise kuulan ja sellega ei ole mul piinlik, kui ma ka natukene võssa panen või et ei ole kõige sellisem, kuidas nüüd öelda kõige... Nagu nii keegi ei saa aru, mis sa laulad. Kas on see, et ei saada aru või siis see, et see ei ole ju mu esimene keel, mis sa ikka tahad, eks ole. Aga eesti keeles oleks see, et kui ikka tulevad lasteaia sõnad, et siis on nagu see, et Kas sul oli kehv eesti keele õpetaja, parem inglise keele õpetaja? Ma ei ütleks nii, mul olid väga head eesti keele õpetajad. Aga mis sul oli koolis, ei viitsinud käia? Mul oli algkoolis ja kuni mingi põhikooli keskele. Mingi esimesed 5-6 klassi. Ma võtsin lennult niimoodi, et ma ei pidanud väga palju kodus õppima, et mul oli niimoodi, et kui võtsin ja jäi ja hinded olid korras ja siis mingi hetk materjal muutus raskemaks, siis enam nii kergesti ei jäänud külge, aga ma ei olnud harjunud õppima. Ja siis ema siis tegi mulle selgeks, et muidugi sul on nüüd järsku hinded on halvemad, sest sa ei ole harjunud õppima. Kuulake lapsed, kuulake nüüd, mis võib juhtuda. Vaata, kui alguses kujutad ette, et sa oled väga geenius inimene ja siis ühel hetkel lihtsalt lõtva ja siis oligi 5 said järsku 3. Aga keskkooli ikka lõpetasid või? Keskkooli muidugi lõpetasid. No kus seda teab, igasuguseid meil muusikuid. Vaata, osa jätavad ju pooleli, ütlevad, et see on võtt, et ma olen juba kuulus ja lähevadki kas või õhtukooli ja seal ei ole ka mitte midagi häbeneda ega muretseda. Muidugi lapsed peavad ikka koolis käima, muidugi ma ei taha seda öelda. No minul ei olnud väga päris, kuna mu ema on pedagoog, siis ikka see oli ikkagi raudpolt, et kõik asjad tuleb ära lõpetada. Me pidime loo tegema, ma unustasin logisema. Looks on Jaksad istuda peal või? Tell me when you're ready. Tükk veits kiirem lugu siis. Aha, okei. No nii. Läheb. Painting pictures won't keep me here. I need us off the radar. My brush extending my lack of fear. Drawing emotions with crayons. Running fingers through books for words. My mouth's a silent movie. The ink is pulling me under a curse. Can't find no meaning to me.
only 'cause I care. I'm distracted by your silence and empty looks of fire. Masters of slowing down the time, melting reality's wires. Your bags are packed with a hurried pace, filled with cemented dreams of finally finding the time and the place. We know there's never enough. Nii järsku lõppes. Jelenka, kui sa tahad siit, mine libise siit mööda, midagi ei juhtu. Jaa, tšau. Tšau, palju õnne. Jaa, palju õnne veel kord. Mine sealt, kus tahad. Ma olen suur muusikas. Issand ka armas. Ühesõnaga, no me ei saa üle ega ümber selles su näitlemise teemast muidugi. Kas sa oled õppinud ka seda kuskil? Sa oled kindlasti rääkinud sellest, aga tead, ma ei ole lihtsalt suutnud kõiki neid artikleid, mis sinust on viimasel ajal ilmunud, ma ei ole lihtsalt suutnud nendesse enam süveneda. See on täiesti okei. Sest neid tuleb nii palju riburada pidi. Mul on kohe mitu küsimust esiteks see näitlemise kohta ja okei, vasta see kõigepealt ära, muidu läheb segamini kõik asjad. Näitlemist ei ole õppinud otseselt. Mul oli Kuressaare gümnaasiumis käies oli selline, seal oli humanitaarsuunaga suund. Meil oli Arne Mägiga oli kord mingisuguse poole aasta jooksul kord nädalas saime kokku, me vaatasime filme ja me rääkisime näitamist, me tegime mõned harjutused, aga noh, see oli nagu... Mingid näidendit ei teinud või? Näidendid olid rohkem niimoodi, et me oma parima sõbrannaga siis olime nii-öelda lavastajad ja näitekirjanikud, kuna on selline seal Kuressaare gümnaasiumis on selline asi nagu suur teatriõhtu, kus siis iga klass paneb siis sellise lühinäidendi, noh, kuni 15 minutit sellise näidendi peab kokku panema. See on väga-väga äge ja me tegime gümnaasiumis siis 3 aastat oligi. Siinkohal tervitaks, kus ta on, tervitaksin Kaiat, tuhatmisi sulle. Tegime jah, 3 aastat tegime väga selliseid huvitavaid näidendeid ja... Aga sul ei karanud pähe, et nüüd võiks nagu minna kuskile teatrikooli või... Täiega kargas, aga ma ei julgenud minna. Päriselt räägid või täitsa tola, nüüd sa enam ei saa, sellepärast nüüd sa oled nagu vaata nime teinud, nad ei taha eriti võtta sinna, kui on juba mingi background olemas, et sa oleks pidanud külmalt minema, täiesti tola. No kui pole antud inimesele seda aru natukest, mis sa teed, noh, kulbiga juurde ei pane. Aga meil on ka Kamaluga neid näitlejaid, kes on väga-väga andekad ja edukad täna, kes ei ole muuseas ju teatrikoole lõpetanud ja saavad suurepäraselt hakkama ja pakkumisi sajab uksest aknast, nii et sul on veel lootust. Aga siit tuligi see teine küsimus, mis ma tahtsin kohe otsa küsida, et okei, sa figureerid nüüd tohutult palju igas asendis, igas suunas ja igal pool, et siin üks lugeja küsis ka kohe, hitsis on nii pikk jutt, küsib nii pikalt, et kas siin, no ma küsin, see on nii naljakas tegelikult. See lõpp meeldis mulle eriti. Kuidagi liiga palju saab seda Kristelit igale poole. Mina tema asemel ei laseks ennast nii palju provotseerida. Ma ei saa aru, mis see provotseerida siia puutub. Ja milleks lastagu inimesel tagasihoidlikum olla?
et ma nüüd siin on nagu suur vasturääkivus, aga kas sa ise tegelikult ei ole mõelnud, et nüüd kõik tahavad rebida sust tükikest, sa oled uus kuum tükk, vanadest igasugust staarinässakatest ollakse juba väsinud ja nad rebivad su nüüd nagu tead sa ribadeks ja siis ei jäägi mitte midagi järgi lõpuks, kui üks luukere. Mingi asi. Jah, mingi asi lihtsalt. Sa oled tühjaks imetud, sest sa oled hästi lahke, sa oled hästi avatud ja sa räägid kõik ausalt kohe ära. Et mul on selline tunne, et sa nagu sinna tagataskusse ei jäta mitte midagi. Ja ühel hetkel sa oled... Võib-olla see ongi alati mu agenda olnud, et ma olen nii, aga tegelikult need luukered ja need koid... Luukeresi sul vaevalt on kapis, seda ma isegi nagu ei kujutaks hästi ette. Aga kui me uurime seda asja. Okei. Detektiivid on välja saadetud. Väga hea. Aga kas sa ise ei tunne, et sa oled nagu natuke nagu ära väntsutatud või ära rebitud? On küll jaa, aga võt see ongi see, et mingi hetk on nagu see, et on asjad, mida sa pead, eks ju tegema. Ja siis on asjad nagu, mis, kuna see kõik tuli nagu nii nõnda järsku, et oligi nagu, sa ütled nagu, ei, ikka saab, muidugi. No sa oled hea inimene. Ja, siis saab ikka. Ja saab, nagu kuidagi järsku nagu, ma ei teagi nagu ja siis kuidagi nagu... Sa ei oska ei öeldes? No ma oskan ei öelda, aga kohe, kui ma ei ütlen, siis on nagu, aga äkki ikka midagi. Ja siis hiljem ja sätitakse ikka ja lõpuks tehakse ikka. Ja siis ma nagu jooksengi omadega nagu võssa, et nagu nii palju, kui ma ka ei ürita seda ei öelda, siis nagu kuidagi... Ma tean, nad küsivad nii ilusti tegelikult. No jaa, ja siis ongi nagu... Ega midagi pahasti ei ole sust lõpuks ju kirjutatud. Oled sa mingi asja peale solvunud ka? Ei ole, mis siin ikka solvunud? Et sa ei ole pärast nagu loed mingi artikli läbi ja vaatad, et ma nagu ütlesin natuke teisiti, aga siis see kirjutaja on tõlgendanud omamoodi. No see on põhiasi, mis on olnud see, et kuidagi, ma ei tea, kuidagi üldse inimestel nagu, et kuna mul on see kommentaar on tulnud, et oi, et sa oled päris elus nagu palju parem näed välja kui seal sarjas. Ja siis on nagu... Võin teile kinnitada, et ta näeb palju hullem. Kui ta sarjas näeb välja paks, siis ta näeb siin huge, aga praegu meil on tegelikult, mina olen palunud, et siin need kaamerad natukene õhendaks, sest filtrid ja meil on kõik pandud ette siin sukad ja kõik on nagu udutatud natukene, et tegelikult ta näeb õudsam välja ja haiseb ka veel. It's true. Sprottide järgi. Sprottide järgi. Aga okei, aga jah, et solvunud sa nagu ei ole põhimõtteliselt. Pole mõtet ju tegelikult solvuda, et ma ei tea, siiamaani on jah, kõik nagu need jutud ja asjad on nagu... head olnud, jah? Head ja ma tean ise ka, et seda on nagu veits liiga palju ja siis isegi kui sa... Ja siis on nagu see ka, et isegi kui sa midagi nagu otseselt ei vasta või ei tee, siis kuidagi ikka tõmmatakse mingisugune suvaline asi ja tehakse... Kirjutatakse nagunii. Ja siis on nagu see tunne ka, et no kommentaare ma enam ei loe, sest see on... Kas sinul oli ka õudseid kommentaare või? Ausalt. Võta üks loks. Oi. Päriselt, ma mõtlesin, et sa oled just see inimene nagu, et sinu tüpaaž läheb nagu eestlastele siukeste kurjamitele, murjamitele rohkem peale. Sa ei eputa, sa ei ole siuke peenutseja, sa ei ürita olla parem, kui sa tegelikult oled. Oled täiesti normaalne, chill Eesti inimene ja siis ükskord nad said nüüd selle, mis nad tahtsid. Siin on täiesti normaalne inimene ja ikka nad näägutavad või mis nüüd viga on siis? Mis see põhiküsimus on siis? Põhiküsimus on see, et miks selline lõust üldse sinna telesse ronis ja umbes, et issand, kui rõve. No aga see on tore, issand, mul on nii hea meel, jess. Keegi ütles talle selle tõe välja. Issand, kui tore. Ma mõtlesin, et kuidagi, et sina oled sellest, sind on säästetud nagu rohkem, et sa oled selline nagu rahva inimene ja... Ei, no ikka on see, et välimus siis muidugi, et tõmblen liiga palju ja sa ei ole andekas üldse, sa oled täiesti nagu ise hakanud, keldri kakanud ja nii edasi. Ühesõnaga, kõik see on mullegi tuttav, pole hullu. No oligi, näed, sööb sprotte väkk. Ma mäletan, kunagi oli pilt Eleviirast, kel suust nuudlid tolknesid.
siiamaani on mul süda paha, kui see pilt jälle meenub. Me panime eile õhtul üles selle pildi, sorry nüüd kallikene, vahetasime ühe pildi seal esikal ära, panime see, kus sul see sprotid tilpnesid. Ma nägin seda. See on täiesti okei. See oli nii naljakas pilt. No sellele mures televaatajale ma võin öelda, et see ei olnud vabatahtlik. Sprotisöömine. Ma ütlen ausalt, ise oma vabal ajal väga sprotisõber ei ole. Kuigi ei olnud üldse väga vigagi nendel sprotidel. Mängin kõik sponsorid maha. Muidugi teil oli ju õudne kastides sprotte, see oli sponsorite kingitus ju. Muidugi. Mis teile veel kingitud on? Kohvimasin, ma vaatasin. Kohvimasin. Issa ma jälgin seda seriaali, ma ei tea, miks. Ma satun alati teleka juurde ja panen klõpsi jälle. Ja nii kui te olete seal, nii ma jää vaatama. Aga eelmine aasta ma vaatasin taotluslikult, siis ma teadsin, millal see saade tuleb ja siis ma vaatasin. See aasta alguses ma nagu olin pisut pettunud muuseas, sellepärast ma kohe ütlen, sorry poisid, nüüd te jääte nagu mängust välja, aga vaadake ise, jooge midagi, sööge kohvi. Et mulle meeldis, see oli ehedam, ta oli natuke rahvim, ta oli natukene selline nagu lihvimata teemant. Et nüüd te olete natukene, teil on see olustik on parem ja kõik, kus te elate seal ja kõik on nagu peenem. See Mustamäe värk ja korter ja peadjalad koos, üks magab vannis ja tead, rõve peldik ja kõik see oli nagu nii ehe, et see nagu mulle meeldis rohkem. Ja nüüd on teil asjad natukene liiga hästi ja ilusad voodid seal ja voodipesu on väga šikk ja et võib-olla seda nii palju ei tahaks vaadata, et seda näeb nahuni. Aga võib-olla sealt tuleb veel. Aga ikkagi, kui ma vaatama jään, siis ma jään nagu vaatama, sellepärast, et mingi võlu või lummus on. Aga ärge lootke, et te see aasta saate nüüd selle või järgmine aasta selle parima selle peame nüüd hakkama vaeva nägema. Kui tuleb see 3., et siis ikka tuleb midagi teistmoodi natuke teha. Et juhtub mingi jama, keegi pannakse hullarisse, keegi pannakse üldse vangi, sind kindlasti. Ja siis natuke seda vanglaelu ja tead mingid sükest natuke sitasemat. Ja midagi sitasemat ja määrdunumat. Et see meeldib nagu inimestele rohkem. Muidugi. No vot, näe. Aga see hooaeg on juba tehtud, see on purgis, eks ole? Jaa, see on nüüd purgis, et nüüd mõlgutame mõtteid ja vaatame, et mis... Et kas jätkub? Jah, et... Oota, mis ajani see nüüd jookseb? Issand, kas te teate, millest ma räägin üldse? Ma räägin sellisest seriaalist Eestis. Ma ei hakanud, jutt läks lahti sprottidest ja siis jõudsime sinna ei tea kuhu. Jutt käib imetoredast seriaalist nagu Padjaklubi ja ta jooksis kummas nüüd 2 või 3. Tegelikult on väga hästi tähtsam vaata. Kuule, ma ei tea, kui ma klõpsin seda televiisorit, ega ma ei vaata, mis kanalil ma seal olen. Okei, ja siis, et kas ta jookseb nüüd aasta lõpuni või veel kevadel? Aasta lõpuni vist. Aasta lõpuni, et siis te peaks hakkama tegema juba uut, aga siis te peaks juba tegema tegelikult. No, võt, siin on sellised jama. Küsige rohkem raha muuses nüüd, olete nii kuulsad. Ma arvan, et sa küsid liiga vähe pappi, sina eriti seal. Issa, nad löövad mu maha. Ja no ma ütlen Ergole, et anu käsk, mina ei tee. Nüüd sa võid tunduvalt rohkem küsida, et see läheb hästi, te saite auhinnad ka värgid ja küsi ausalt. Pole mõtet siin pool muidu teha. Neil on pappi küll, aga nad panevad kõik seda enda taskusse. Ma uurisin välja. Võtak. Kurssi viidud. Ärge mulle šampanjat andke. Et kõike tõde. Suu täis räägi. Mõtle, ta on maalt. See on muidugi. Ma oleks pidanud pane natuke viltu sisse rohkem. Sa ikka üldse ei jaga piitima või? Ole nüüd ürita linnas nüüd käituda viisakalt. Oota, ma panen veel sulle natuke, sul tuli nii palju vahtu. Ma pean veel sõitma ka pärast. Kuhu sõidad? Siit sõidad kuhugi või? Sul on auto siin ukse taga või? Ma olen tagasi hobusega. Sa oled Saaremaale tagasi täna või? Ei lähe. Okay. See on ka üks põhiasju, mis on hästi veider, on see, et
kõik arvavad, et kõik saarlased käivad nagu hommikul, tulevad bussiga Saaremaalt kõik Tallinnasse tööle ja kooli ja siis panevad õhtul jälle tagasi 4 tundi, siis nagu... No aga inimesed käivad Soomes niimoodi ju. Ise tead ju, Miša. No, Miša teab. Kristel ei ole nii teadnud. Aga see on ka veider, et Soomi saab kiiremini kui Saaremaale. Saab ja kus juures ma pidin pikali kukkuma tegelikult, kui kallid on, kui ma Tallinnast Saaremaale tagasi mis see sõit mulle kõik kokku teeb. Ma ise varem ei mõelnudki selle peale, aga see bensiin on ju, siis see laevapilet ei ole sugugi odav. No teie saate odavamalt, te olete nagu kohalikud. Pluss jälle tagasi, kuule see on umbes Soome pilet, Soome laevasõidupilet. Päriselt ka, et Saaremaal on nagu põhimõtteliselt sama kallis nädalavahetuseks sõita kui Soome. Et ma väga loodan, et see Leedo, ma ei tea, teie jumal seal Saaremaal kukutatakse. Ma tean, et saarlased armastavad teda kohutavalt, on ju nii? See on vist siuke vanema generatsiooni asi. Sest kui mina olen mingite saarlastega rääkinud, kui mul on seal keegi jääb muru niitmas või töömehed, ongi vanem generatsioon. Ja hakkan seal midagi Leedo kohta kehvasti ütlema, siis tekib selline ühisring. Kuidas sa julged umbes? Ei. Et mulle tundus, et issand ühel hetkel, et ta ongi teie mingisugune nagu kroonimata kuningas. Ma ei tea, ta on... Kas ta muidu on mõnus mees või? Ma ei ole vist kunagi temaga kokku puutunud. Tead, kus ta käib hästi tihti? Seal nurga peal on see stripiklubi, seal ta kükitab õhtuti. Okei, ma olen järgmine kord lähen, viskan talle klaksu. Ei, aga tundub juttude järgi nagu, et ma olen kuulnud nii üht koma teist, kuna ma ise ei ole nii kursis sellega, siis ma hoidun igasugustest arvamustest. Ära hakka rääkima, muidu pärast öeldakse sulle, et ei saa laeva peale. Muidugi. Sest mulle on kusjuures öeldud, ma olen seal nääksunud midagi ja ma loodan, et nüüd keegi sealt nendest praamimeestest ei vaata. Mind on konkreetselt jäetud niimoodi, et nippa-nappa laevalt maha. Olengi ja mitmeid kordi. Ja siis mina olen see, kes ei taha laevast, kui ma sõidan autoga laeva, ei taha autost välja minna, tahan seal vaikselt oma seal urkas istuda ja midagi lugeda oma autos. Siis ei, mind suunatakse ikka sinna alla ja kõik tehakse vastupidi, mis ma tahan. Et kuidagi mingi selline tõrge on, aga ma olen suhteliselt kriitiline olnud mitmes suhtes, et ma ükskord juuksusin seal. Tead, mis saarlased tegi või reisibüroo ju? Nad hakkasid bussidega tooma meie sinna aia taha inimesi, et nad tuleks vaatama, kus ma elan. Ja siis ma nagu vihastasin. Ja siis ma tegin sellest suure aplaava aastaid tagasi. Ja tead, kui ma järgmine kord tulin praami peale Saaremaale, siis need praamimehed ütlesid mulle, vaatame, ma ütlesin, et laske mind sinna üles, et ma ei taha sinna alla minna autoga. Me vaatame. Ainult sel juhul, kui järgmine kord ikka tohib vaatama tulla sinna sinu väravada. See on fuck off. Nii et niimoodi, palun väga. Ja mul ei ole eriti head suhted, kuigi ma ütleks, et ma olen nagu elav reklaam, et hästi palju soomlasi käib meil külas ja soomlased on vaimustuses Saaremaast. Et ei tohiks küll nii negatiivselt minusse suhtuda, aga kohe tuleb sild, kohe tuleb tunnel. Eks ole, kõik jutud. Ja kohe me saame hakkama. Võt see on jah, et kas just on vaja nagu tuuri ekskursiooni punktiks. Tuuribussid käisid ja inimesed pudenesid sealt välja, kusjuures nad tulid väravatest igalt poolt aukudest, kus nad said veel sisse ja hakkasid uudistama. Nad vist mõtlesid, et meid ei ole seal kodus ja hakkasid uudistama, tegid aga ise aida auksi lahti ja vaatasid saunaust. Kui ma lendasin seal hommikumäntlis nagu fuur ja välja hakkasin karju, siis oli nii õudne. Ja et keegi ei filminud. Aga tegelikult, come on. See oli jube, aga see selleks. Nii. Avaliku elu tegelane, eks ole. Ja varsti ollakse sinu ukse taga ka. Kas sulle, kui sa oled Saaremaal, sa elad, eks ole, sul on ema seal ja sa elad nagu... Emme ja issi ja venna ja... Okei, emme, issi, venna. Et elad siis kodus on ju, kus sa Saaremaal käid? Ikka. Aga see on kuskil Kuressaare keskel või ääres või? Kuressaare, ta on siukse mõnusa koha peal. Ütle aadress ära. Ütle aadress ära kohe. Ja vastuvõtuajad on 5-7-ni. Mitte päris kesklinnas, aga niimoodi, suhteliselt. Et mingisugune 7 minuti tee kesklinna. Aha, okei. Ummalt poolt valetas. Suur linn nagu see on. Valetas. Okei. Aga teeme loo veel, mis me patrame siin. Mis see nüüd võiks tulla?
teemegi, me valmistasime ette 3 lugu ja siis see ongi nüüd see viimane lugu meil siin. See on see nüüd üle-eelmine suvi kirjutatud lugu Sticky Sweat ehk siis kleepuv higi või Kust see nüüd tuli siis? See tuli sellest, et me olime üle-eelmine suvi siis. Olime oma bassisti maakohas, kus ta siis maja ehitab värki, tegime seal proovi. Ja see oli siuke mõte, et teeks mingi loo ja see instrumentaal tuli poistel väga äge ja kuna oli hästi palav suvi oli ja tõesti me seal istusime, higistasime kõik koos ja siis äikest lõi ka veel. Äikest lõi ka. Wow. Ja oligi ja me tegime, kuidagi mõtlesin, et Sticky Sweat, keegi ütles, Lennart ütles vist selle, et siuke Sticky Sweat on peal. See jäigi. See kõlab nii hästi ja tuligi kuidagi nagu lugu. Aga tegelikult bändil on ikkagi vaja minna siis natukene nagu koos kuhugi eralduda ja siis tekib mingi sünergia ja tekivadki asjad, et kõige parem ongi tavaliselt ongi niimoodi, et täiesti nagu muust maailmast eralduda, et ei ole see, et tulete peale tööd kella 6 nüüd proovi ja oleme kella 9 seal ja nüüd kirjutame lugu. Et pigem, et sellised bandcampid, et see on nagu ta on lihtsalt hea, sest et sa nagu vennastud ja kuidagi nagu pääsed lähemale üksteisele. Just, et kõik panevad nagu need argipäeva nagu mõtted ja asjad korra nagu ootel, et ei ole seda, et sa istud telefonis ja ajad mingit homse päeva asja, et sa oledki nagu kõik on niimoodi koos ja mõttega ja lihtsalt siuke hästi tore. No aga kes sul keelab? Võta kätte ja hakka tegema. Võtan kätte. Järgmine bandcamp tuleb meiega koos. Okei, aitäh. Siis see jääb küll. See tuleb väga nõrk looming tuleb sealt siis peale seda. Aga millised mälestused? Just. Aga siis Sticky Sweat. Jah. Some time and drink the air tonight. Come on, right, left, right out of sight. We're right where we need, taking back, take flight so high. Sticky sweat, oh, when I raise the bed, sticky sweat. Yeah, come on, girl, and get sticky sweat. She'll take you to places, forget the faces and ride. Sticky sweat, no, we ain't stopping yet. Sticky sweat, yeah, come on, girl, and get sticky sweat. She'll take you to places, forget the faces and ride. Sticky sweat, oh, when I raise the bed, sticky sweat, yeah.
Tead, mis mul tuli meelde praegu, et me pidime nii tegema alguses, sorry, et sa laulad seal ja istud siin. Tere saade läks perse, teeme uuesti. Aga teeme ära. See võkkis, ma ütlesin, kael on kange praegu, järsku tundsin, et õudne imelik. Sa võid lõpetuseks tulla istuda siia. Muidugi, teeme nii, nagu oli ette määrama. Ma unustan alati kõik asjad ära. Kena ja soojad. Aga kuna asi läheneb lõpule, siis ma loen sulle sellise pika ühe teksti ette, mis siis üks lugeja on arvanud sust ja see on nii positiivne. Ja siis kõik lähevad kadedusest muidugi roheliseks. Praegu kuulevad ja siis tuleb hästi palju negatiivset kommentaari. Et ikka... Nii, et kõik on tasakaalus alati. Nii, erilise andega neiu, kes loodetavasti pakub Eesti kultuurimaastikul meile palju, üllatab aina enam ja enam. Tal on silmatorkav šarm, musikaalsus, kaasasündinud näitleja meisterlikkus, töökus. Ma loodan, et ma ei eksi, kuigi ei ole sel alal kodus, vaid lihtsalt kultuurinautleja. Mulle peaaegu lapselapseks, kuid aina enam imetlen tema andi ja soovin südamest talle edu ja õnne ja rõõmu ja reipust. Rõõm ja ainult rõõm, et meil on andekat järelkasvu ja masendava meedia taustata, natuke läksin valesti, on eriliselt hea neid ekraanil kohata. Okei, siin peetakse ilmselt silmas ka näosaadet. Unustasin selle täiesti ära, et seal ka veel, püha Peetrus. Kas see käib niimoodi praegu muidugi kogu aeg? Seda tehakse, filmitakse iga nädal, võetakse üles ja siis te teete ette ju neid saateid. Ma tean, sa tohid öelda. Siin tekkis mingi jama Taavi Rõivasega, kui oli see valitsuse kriis, ja siis ta oli seal publiku hulgas ja issand, kus rahvas hakkas möllama, kuidas ta julgeb, et meil on valitsuses kriis, tema istub seal publiku hulgas, vaatab, kuidas naine esineb. Ja, no ikka natuke tehakse. Et sa võid maha rahustada ja siis me kirjutasime eraldi artikli sellest, et tegelikult need on eelsalvestatud kõik need asjad ja teil on juba järsku läbi, sa tead isegi võitjat juba. Ei, võitjat ei tea. Et see muidugi gala tuleb ju kõige lõpus. See tuleb, see on täitsa otsa. Täitsa loll blond. Ise olen mitu korda käinud, aga ei mäleta. Issand, kui hea, kui on haugimälu. See on tõesti, mul on endal ka viimasel ajal täiesti, no mitte midagi ei püsi. Okei, väga hea. Et need on need asjad, mis sa teed. Padjaklubiga on ühel pool, nii, nüüd on 2 bändi. Ilusate poistega. Siis bändis on ka väga ilusad poisid. Ja, ma usun, täiesti olen vaadanud. Siis on see näosaade. Nii, mis veel raamatut elulugu kirjutad juba või? Veel mitte. Ma vaikselt hakkan sinna jõudma, on nii palju on rääkida. Nii palju on rääkida. Kas filmirolli ei ole pakutud mõnda? Ei ole. See on jama, ühesõnaga filmirolli nii et veel, aga teatrilava. No teatrilaval ma olen Krisiga, ma korral on isegi olnud niimoodi nagu suurel teatrilaval. Kus laval? Vanemuises oli Kris ja siis endine Nokia, nüüd siis Nordea. Okei, muidugi te käisid Tallinnas ka selle. Okei, nii, seal sa olid. Mis asi sa olid seal? Ma olin muidu siuke taustajõud, siuke tiiratara ja siis aga paar etendust sain tšat mängida seal sisse. Okei. Väga tore, no siis midagi on. Aga ma just mõtlen, et sa sobiksid ka sellisesse sõnalisse rolli väga hästi. Ma tänan. Sul on seda teatud seda šarmi. Ja siis... Paneb siin neiu niimoodi punastama. Aga räägi mulle seda ka, et kas sa ütlesid kuskil, sa sporti ei armasta teha või? Trenni või kuskil mingit? Ikka, et peab siin vaikselt peab hakkama ennast ilmselgelt käsile võtma. No ei saa, siis sa ei sobi jälle sinna rolli. Tead küll kuhu. Polstrit saab alati juurde panna. No jaa, seal sa oled poolpaljalt silkalt ringi. Kints on paljas, kõht on ripub üle värvli. Kõik on nagu päris. Et sinna polstrit nagu ei pane. Ja no siis hakkame feigime natuke ära. Aga ei, ma tegelikult olen hästi pikalt tantsimisega tegelenud oma elus ka. Oi, vasta, siis ma saan... Ei, see on äratus. Tuleb välja, et ma pean ärkama. Kas sa tavaliselt ärkad, siis mis see kell on 1? Ei, tegelikult see oli nagu meeldetuletus. See oli meeldetuletus, see on äratus. Siit saab eraldi nupu. Mjau,
ärkab kell 1. Kuule, sa oled ise rääkinud mingites intervjuudes, noh, kui sa Padjaklubi tegid, et õhtul on pidu, öö läbi on pidu, siis hommikul roomasid sinna see nüüd ei olnud nagu nii igav. Seda oli ka mõnest osast näha, jälle sattusin vaatama. Aga no üldises plaanis sa oled omas elemendis, see roll sobib sulle suurepäraselt. Ma tõesti südames soovin, et see ei jääks susse nagu kinni, see Miša. Ma loodan ka. Ma sellepärast hästi vähe seekord püüdsin öelda seda nime Miša. Kuigi mulle kohutavalt meeldib see, et see nagu ei kleepuks sulle külge, et tulevikus tuleks sul ka mingeid selliseid tõsisemaid ja ma tahaks väga mingit raamat teha. Ma arvasin mingis Hamletis järsku. Hamlet on võib-olla läheb juba liiga raske. Sa peab pähe õppima seda kuidagi riimis neid värsse, aga mis see võiks olla mingi unemata roll? Ma ei kujuta ette, mis see võiks olla. See peaks olema mingi... Kas mingi action või mingi rahulikum või mingi südantlõhestav draama? Võib-olla jah, mingi südantlõhestav draama. Võib-olla mingit siukest, kus saaks nutta ja siis hüsteerid seda veits. Aga lõpp oleks õnnelik? Ja lõpeb õnnelikuna. Õnnelikud lõpud on mu lemmik. Mulle ka meeldivad. Aga ma arvan, et me oleme omadega ühel pool, sest kell on juba tõesti 1, kell helises. Jumal tänatud. Andis teada, et kaua sa siin labid. Jah, aga kuhu sa lähed nüüd siit? Ma pean, sellepärast mul see äratus või see meeldetuletus oligi, et ma lähen kooli ja pean arvutitesti minema tegema. Sa käid koolis? Ma üritan kooli lõpetada ka jah, siit vaikselt. Mis kooli, ülikooli? Jah, suhtekorralduse eriala. Ta on nüüd juba Tallinna Ülikooli all lihtsalt. Ahah, Tallinna Ülikoolis ühesõnaga käid? Et ennem oli nagu BFM-is, aga sa hakkad juba lõpetama seal? No tegelikult ma oleks pidanud juba ammu lõpetama, aga see kuidagi niimoodi, elu vaata tuleb ja teeb omad korrektuurid alati ja... Ükskord ikka. Ükskord ikka me siin jõuame, jah. Tore. Kuulge, aga sõbrad, aitäh teile. Rohkem lugusid teil nagu nii pole, nii et ma ei saa teid rohkem pinnita. Nii et võtke šampanjat ja me vaikselt nagu hääbume siis eetrist. Aitäh sulle kutsumast muidugi. Aitäh. Ja teile ka ma ei hakka kallistama praegu. Pärast hiljem jõuab. Okei, aga võtke sööge kooki veel ja jooge Coca-Colat ja õllet ja kõike. Nii tore, et te tulite. Ei, tore.